USA merejalaväelased ja langevarjurid on teel Pärsia lahe piirkonda. See, mis algas laastava õhurünnakute seeriana operatsioonis Eepiline raev, hakkab nüüd välja nägema kui maapealse kampaania algus. USA valmistub Iraani maismaa sissetungiks ja Teherani režiim pole selleks sugugi valmis. Maismaa sissetung muudab kõike ja see, mis edasi saab, on uskumatu. Iraani saabuvad väed viitavad kindlasti sellele, et maismaa sissetung on tulemas. The Telegraph teatab, et USA on saatnud umbes 2000 sõdurit eliitsest 82. õhudessantiviisist Pärsia lahe piirkonda ning nad on praegu teel ja valmis tegutsema, kui läbirääkimised Iraaniga ebaõnnestuvad. Nendega liituvad sarnases suurusjärgus USA merejalaväelased nii 31. kui ka 11. merejalaväe ekspeditsioonüksusest ehk MEUdest, kellest esimesed peaksid saabuma Pärsia lahe piirkonda märtsi lõpus. Kõik nüüd üksused on spetsialiseerunud maismaa operatsioonidele, kusjuures just merejalaväe ekspeditsioonüksused on sageli esimesed, kes USA maismaa sissetungi korral tegutsema asuvad. Nad täitsid seda rolli nii Iraagis kui ka Afganistanis ning märgid viitavad sellele, et nad võivad teha midagi sarnast ka Iraanis, kuna USA koondab Teherani ümbrusesse üle 6000 eliitsõduri. Kõik märgid viitavad sellele, et maaväed saadetakse kohale. See muudab Iraani jaoks kõik ja režiim teab seda. Sellepärast hakkamegi nägema Iraani režiimi meeleheite märke, mis segunevad katsetega valmistuda võimaluseks, et nad peavad varem või hiljem oma territooriumil USA sõduritega silmitsi seisma. Kargi saar annab neist ettevalmistustest kõige selgemaid märke ning vihje ühe kohta 4 viisist, kuidas me usume, et USA võib valida Iraani ründamiseks maismaalt. Jerusalem Posti ja CNNi andmetel üritab Iraani režiim kiiruga Kargi saart kindlustada, oodates, et USA paigutab sinna oma merejalaväe ekspeditsioonüksused ja langevarjurid. Esimene neist teatas 26. märtsil, et Iraan on olnud hõivatud lõksude paigaldamisega üle kogu saare ning on viinud nii sõjaväelasi kui ka õhutõrjevahendeid sellele kaljusele väikesele saarele, mis mängib olulist rolli Iraani naftatransiidis, aidates hoida riigirežiimi võimul. Ja CNN ütleb sisuliselt sama, märkides ühtlasi, et umbes 90% Iraani naftaekspordist käib just selle ühe saare kaudu, mistõttu on režiimil väga selge soov seda kaitsta. Ilma Kargi saareta peatub naftaraha voog ja Hormuzi väin muutub haavatavaks. CNNi teatel on saarele paigaldatavate lõksude hulgas tankitõrje ja jalaväemiinid, kusjuures paljusid neist miinidest paigutatakse väidetavalt rannajoontele, mida USA amfiibdessant peaks paratamatult läbima. Iraani probleem Kargi saarega seisneb selles, et suur osa selle olulise saare olemasolevast sõjalisest infrastruktuurist on USA õhurünnakutes hävitatud. See, mida me praegu saarel näeme, on meeleheitlik katse tugevdada sõjalist jõudu, mille USA väitel on juba purustatud. 13. märtsil hävitasid USA väed täielikult saare sõjalised rajatised, väitis USA president Donald Trump. Sellel päeval kaotas Iraan muuhulgas raketiladude punkrid ja meremiinide ladustamisrajatised, mis mõlemad oleksid olulised igasuguses kaitses, mida Iraan püüab Ameerika amfiibijõudude vastu korraldada. Õhutõrjesüsteemid, helikopteriangaari ja lennujaama juhtimistorni rünnati samuti väidetavalt selle rünnaku käigus. Ilmselgelt oli eesmärgiks halvata Iraani sõjaline kohalolek Kargi saarel. Võib-olla selleks, et valmistuda USA vägede saabumiseks, kes on teel Pärsia lahe piirkonda ja võivad maanduda just sellele saarele. Aga see on vaid üks võimalus. On ka teisi võimalusi, millest me räägime hiljem, kuid Iraani meeleheide paistab välja ka selles, kuidas nad läbirääkimistele USA-ga lähenevad, mis võiksid lõpetada operatsiooni Eepiline raev. Pole selge, kas need läbirääkimised üldse toimuvad, sest USA väidab, et need käivad, samal ajal kui Iraan ütleb, et USA peab iseendaga läbirääkimisi, millele järgneb režiimi väide, et neil pole praegu mingit kavatsust läbirääkimisi pidada. Nüüd tunduvad need olevat mängud, mida mängib režiim, mis on ilmselgelt mures, et USA kavatseb viia operatsiooni Eepiline raev uuele tasemele ja Trump on sellest kõigest selgelt frustreeritud. Võttes sõna oma Truth Social platvormil 26. märtsil kuulutas Trump: Iraani läbirääkijad on väga erinevad ja kummalised. Nad anuvad meid, et me teeksime kokkuleppe, mida nad peaksidki tegema, sest nad on sõjaliselt purustatud ja neil pole mingit võimalust taastuda. Ja ometi väidavad nad avalikult, et nad ainult kaaluvad meie ettepanekut. Vale. Trump lisas seejärel, et Iraani režiim peaks asja varsti tõsiselt võtma, enne kui on liiga hilja, sest kui see juhtub, pole enam tagasiteed ja see ei lõpe hästi. Nüüd ei saa Iraan selgemat hoiatust kui see. Ja kuigi Iraani režiim üritab käituda nii, nagu tegutseks ta läbirääkimistel tugevast positsioonist, mida ta väidab, et isegi ei toimu, on Kargi saare kindlustamine selge märk sellest, et ta on väga mures sellepärast, mida USA praegu tema suunas saadab. Üle 6000 merejalaväelase ja langevarjur on tulemas.
Kuid see, mis võib juhtuda järgmisena, võib kõiki, eriti Iraani režiimi, täielikult ootamatult tabada. Kargi saar ei pruugi üldse olla maismaa sissetungi sihtmärk. Tegelikult on selle saare ründamine vaid 1/4 võimalikust lähenemisviisist, mida USA võiks kasutada, kui maavägede kasutamine hakkab vältimatuna tunduma. Esimene stsenaarium, mida me käsitleme, jätab Kargi saare üldse vahele. Ameerika plaan võib olla tegeleda Iraani poolt Hormuzi väina blokeerimisega, mitte nõrgestada režiimi rünnakuga Kargi saare naftarajatistele. Ja selleks, et see õnnestuks, peaks USA keskenduma väina rannikualadele, koos hoopis teise saarega, mis on Iraani jaoks võib-olla sama strateegiliselt oluline kui Kargi saar, kuid teisel põhjusel. See võimaldab neil Hormuzi blokeerida. Kui see tõesti on plaan, siis on häid põhjuseid, miks USA sooviks selle ellu viia. Iraani Hormuzi blokaad on sisuliselt sulgenud veetee, mille kaudu liigub umbes 20% maailma naftast. Suurem osa sellest pärineb laheriikidest, mis ei ole Iraani liitlased. Arvatakse, et Iraan on miinidega varustanud selle väina laevateed ning selle blokaadi tulemusena on nafta hind tõusnud umbes $100 naela kohta. Selle blokaadi võtmetähtsusega osa on Iraani asümmeetriline lähenemine. Iraan ei saada sõjalaevu Hormuzi väina, sest need oleksid Ameerika ülekaaluka õhuvõimu jaoks lihtsad sihtmärgid. Selle asemel kasutab Iraan droonide, laevavastaste rakettide ja kiirete paatide kombinatsiooni, et muuta Hormuzi väina ületamine väga ohtlikuks kõigile kaubalaevadele, kes tavaliselt seda veeteed kasutaksid. Ja siin tulevadki mängu USA maaväed. Iraan suudab Hormuzi väinas nii suurt kontrolli teostada, sest tema rannik kulgeb kogu 100 miili pikkuse veetee ulatuses. Ja selle ranniku ääres asuvad varjatud raketilaskekohad ja ajutised sadamad võimaldavad Iraani asümmeetrilist lähenemist. Nii et mida me USA poolt näha võiksime, on merejalaväelaste dessant või võib-olla langevarjurite õhudessant, kelle ülesandeks on hävitada või hõivata Hormuzi väina rannikul asuvad olulised sõlmpunktid, võttes selle Iraanilt võimaluse neid sõlmpunkte blokaadis kasutada. Ja siis tuleb saar, mida me varem mainisime. Nüüd, Keshini saar asub Hormuzi väina ääres. See on suurim paljudest Pärsia lahe piirkonna saartest, kuigi umbes 130 kilomeetri ehk umbes 80,7 miili pikkusena on see kindlasti haavatav maismaa operatsiooni suhtes. Nüüd võite mõelda, miks USA üldse vaevuks, arvestades, et Keshim on rohkem tuntud oma lopsaka taimestiku ja loomastiku poolest, mistõttu Iraan taotles sellele 2007. aastal UNESCO maailmapärandi nimistusse kandmist. Kuid selle populaarse turismisihtkoha taga peituvad saladused, mida Iraan ei taha, et keegi teaks. Nüüd, ajalehe The Telegraph andmetel on sügaval soolakoobaste ja mangroovimetsade all, mis on Keshimi juba pikka aega turismimagnetiks teinud, peidus midagi enamat. Asub maa-alune raketilinn, kuhu Iraan on ladustanud relvi, sealhulgas selliseid laevatõrjerakette, mida ta on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas. Ja mõned selle raketilinna tunnelid ulatuvad kuni 500 meetri sügavusele. Nii et Iraani relvad on peidetud saarele, mis asub ideaalses kohas Hormuzi väina blokeerimise toetamiseks. Ja USA jaoks oleks maismaa operatsioon sellel saarel tohutuks abiks Hormuzi probleemi lahendamisel. Õhurünnakutele järgneb 822 dessantiviisi dessantväelaste maandumine Keshami saarele, kus nad hõivaksid sõjalised tugipunktid ja ründaksid Iraani poolt saare alla rajatud tunnelivõrku. Kui sellele lisada meurünnakud rannikualade sõjalistele tugipunktidele ning A-10 ründelennukite madallennurünnakud otse Hormuzi väina kohal, võib USA'l olla sõjaline lahendus Hormuzi probleemile. See on üks võimalik lähenemine sellele, mis võib juhtuda, kui Ameerika maismaajõud saabuvad Pärsia lahe piirkonda. Aga järgmine lähenemine on veidi ebamäärasem ja kindlasti ei paku sellist otsest võiduteed nagu see esimene strateegia. Aga enne kui me selleni jõuame, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg seda nuppu vajutada. Teiseks võimaluseks on see, et USA hakkab Iraanis sihtotstarbelisteks missioonideks eriüksuslasi kasutama, mis võib hõlmata sõjaliste sõlmpunktide hävitamist või isegi võtmeisikute tabamist. Ja seda ütleb Ihud Alam, kes on endine Iisraeli kaitseministeeriumi ametnik. Kuigi Alam märgib, et Hormuzi väina kindlustamine tundub USA jaoks kõige loogilisem samm, nad võivad tulla ja hõivata mingi objekti, hävitada mõne Iraani radari või rajatise, võtta mõned kindralid vangi. Selle lähenemise erinevus seisneb selles, et USA keskenduks pigem Iraani sõjaliste võimete veelgi nõrgestamisele, mitte positsioonide hõivamisele ja hoidmisele. Väikesed operatsioonirühmad võiksid siin kindlasti rolli mängida. Ja mis puudutab juhtkonna väljatoomist, siis oleme näinud, et USA on selliseid operatsioone väga hiljuti edukalt läbi viinud.
Alles jaanuaris võtsid Ameerika eriüksused Venezuela endise presidendi Nicolas Maduro vahi alla väljatoomisoperatsiooniga, mis tungis sügavale Caracase südamesse. Seega on USA'l võimekus juhte kinni võtta. Kas nüüd need merejalaväe ekspeditsiooniüksused ja langevarjurid, keda USA Iraani saadab, seda suudavad, on juba teine küsimus. Kumbki üksus pole selleks otstarbeks loodud, kuigi langevarjurid võiksid tõepoolest aidata sõjaliste sõlmpunktide hävitamisel, võib-olla ettevalmistusena järgnevateks õhurünnakuteks. Samuti tuleb arvestada, kui kasulik oleks praegusel hetkel ükskõik millise Iraani juhi väljatoomine. Operatsioon Eepiline raev ja operatsioon Mürisev lõvi kõrvaldasid juba sõja esimesel päeval endise ülemjuhi Ali Khamenei ning järgnevatel päevadel on likvideeritud veel kümneid sõjaväelasi ja poliitikuid. Võib-olla võiks nüüd väita, et Iraani juhi, näiteks Ali Khamenei poja ja uue ülemjuhi Mutaba Khamenei väljatoomine võiks anda USA'le läbirääkimistel teatava eelise. Kuid sama tõenäoline näib ka see, et Iraan jätkab killustatud juhtimisega, nagu see on olnud operatsiooni Epic Fury ajal. Nüüd on võimalikud mõned üksikud löögid Iraani sees asuvate sõjaliste sõlmpunktide pihta. Juhtide väljatoomine on võib-olla vähem tõenäoline, eriti arvestades neid jõude, mida USA saadab Pärsia lahe piirkonda. Ja see viib meid kolmanda variandini, mis omakorda toob meid tagasi Kargi saarele. Nüüd oleme juba rääkinud sellest, millised eelised on vägede toomisel Kargi saarele. Esiteks on see saar, mis on ideaalne territoorium merejalaväe üksustele ning kuhu saab saata ka dessantväelasi, kes langevarjuga Kargi võtmekohtadesse maanduvad. Lisaks tuleb arvestada, et sealt käib 90% Iraani naftaekspordist. Kui USA suudab võtta saare naftarajatised enda kontrolli alla, lämmatab see Iraani majanduse, mis omakorda annab neile mõjujõu, mida saab kasutada Hormuzi väina blokaadi lõpetamise sundimiseks. Või viib see lihtsalt Iraani režiimi pankrotti, sundides neid alistuma. Mõlemad variandid sobiksid USA-le. Nüüd on ka sissetung Kargi saarele täiesti võimalik. Endine CENTCOM-i ülem Joseph Votel räägib sõjatsoonile. Ma kujutan ette, et sellisel väikesel saarel nagu Karg suudaks tõenäoliselt pataljoni suurune merejalaväelaste või sõdurite üksus selle ära teha. Nii et jutt käib tõenäoliselt umbes 800 kuni 1000 sõdurist. Võib-olla natuke väiksem, aga tõenäoliselt mitte palju suurem, väidab Votel. Jällegi, see on väga selgelt MEU tegevusala ja kui Votelil on õigus, siis USA'l poleks isegi vaja kogu 2 MEU jõudu, mida nad Iraani saadavad, et Kargi saar vallutada. Siiski, Kargi saare vallutamine ei ole probleem. Tegelik probleem on selles. Selle saare hoidmine, mis asub vaid umbes 20 miili kaugusel Iraani rannikust ja oleks kerge sihtmärk raketiheitjatele ja muud tüüpi rünnakutele Iraani mandriosast. Ajakiri The Atlantic toob välja, et see lähedus Iraanile koos tõsiasjaga, et lähim liitlasbaas asub umbes 140 miili kaugusel, tekitab probleeme. See võiks panna Ameerika maaväed olukorda, kus nad üritavad hoida Kargi saart, olles samal ajal pideva rünnaku all ja tegeledes varustamisoperatsioonidega, mis oleksid juba iseenesest väga riskantsed. Droonid ja raketid lendaksid pidevalt ning logistilist toetust oleks USA'l väga keeruline nii kiiresti pakkuda, kui vaja oleks. Siiski on need probleemid lahendatavad, eriti kui USA moodustab saare ümber blokaadi ja toob kohale piisavalt õhutõrjet, et kaitsta seda võimalikult hästi Iraani vasturünnaku eest. Kui Ameerika sellega hakkama saab, võib see pingutus end ära tasuda, sest Iraani režiim ei püsi kaua ning sama kehtib ka islamirevolutsiooni kaardiväe kohta, kui neil pole juurdepääsu naftaekspordist saadavale rahale. Kuigi Kargi saar tundub 3 variandist kõige selgem, arvestades, et USA on juba rünnanud selle sõjaväerajatisi ja ähvardanud uuesti rünnata, on olemas ka 4. võimalus. Siseneda Iraani ja võtta selle uraan. Nüüd, 4 võimalusest oleks see kõige raskem, kuna see hõlmab eriüksuste saatmist sügavale Iraani, et sisuliselt võtta üle maa-alused punkrid, kus Iraani rikastatud uraani hoitakse. See on palju enamat kui hävitamis- või väljatoomismissioon. USA'l peaks olema piisavalt sõdureid, et mitte ainult hõivata uraanirajatised, vaid ka hoida neid vältimatute Iraani vasturünnakute vastu. Nagu Votel märgib, asuvad sellised kohad nagu Isfahan ja Natanz 100 miilide kaugusel sisemaal ning peamiselt avatud tasandikel, mis ei paku praktiliselt mingit maastikukaitset. Sellise objekti kindlustamiseks piisavalt kauaks, et rikastatud uraan välja viia, oleks vaja märkimisväärset jõudu, umbes 1000 kuni 4000 sõdurit. Ja USA'l oleks vaja ka insenere ja spetsialiste, kes suudaksid selle väljavõtmise ohutult läbi viia. Nüüd, sarnaselt Iraani juhtide sihtimisega tuleb küsida, kas merejalaväe ekspeditsioonüksused ja langevarjurid on sellisteks operatsioonideks loodud. Need tunduvad pigem Delta Force'i või mereväe siilide pärusmaana, võib-olla merejalaväe ekspeditsioonüksuste ja langevarjurite toetusel.
Aga kes teab? Sellised eriüksused võivad juba teel olla ja USA lihtsalt ei räägi sellest kellelegi. See, mis seni on avalikustatud, võib olla jõudemonstratsiooniks. Samal ajal kui salajased eriüksused võivad samuti olla teel, et täita selliseid ülesandeid, mida merejalaväelased ja langevarjurid, kes on meie teada sinna teel, ei tee. Kui USA selle tee valib, võivad sellega kaasnevad suured riskid tuua kaasa ka suuri võite. Iraani tuumarelvaprogramm oli suur ajend operatsioonile Eepiline raev. Kuigi arvatakse, et Iraanil praegu tuumarelva võimekust ei ole, töötab ta selgelt selle nimel, et jõuda seisu, kus ta saaks ehitada lihtsa tuumapommi. Ja see on selge juba ainuüksi sellest rikastatud uraanivarude hulgast, mis riigis olemas on. Relvastuskontrolli ja leviku tõkestamise keskuse andmetel on see varu 440,9 kilogrammi ehk umbes 972 naela uraani, mis on rikastatud kuni 60% U-235 isotoobini. See on see plahvatusohtlik isotoop, mis võimaldab Iraanil ehitada sellist tüüpi tuumarelvi, mida nad sooviksid valmistada. Ja mis veel hullem, keskus ütleb, et Iraan on juba 99% ulatuses lõpetanud töö, mis on vajalik uraani edasiseks rikastamiseks, et jõuda 90% 25 tasemeni, mis on vajalik tuumarelva valmistamiseks. Teisisõnu, Iraan ütleb, et tal ei ole tuumarelva ja võib-olla räägib ta tõtt, kuid ta võiks selle ehitada. Ja see on probleem, mida USA võib proovida lahendada, saates sõdureid Iraani, et võtta sealt võimalikult palju rikastatud uraani. Kuid see ei ole USA jaoks ühepäevane operatsioon. USA-l kuluks mitu päeva, et Iraani uraan kokku pakkida ja välja viia, ning selle aja jooksul tuleb oma vägesid kaitsta, kuni nad oma tööd teevad. Nüüd, ükskõik milline neist 4 stsenaariumist, mida me siin esitasime, muudaks kõike nii Iraani kui ka operatsiooni Eepiline raev jaoks. See oleks selline eskalatsioon, mida Iraani režiim poleks kunagi oodanud, kusjuures igaüks neist on mõeldud võtma Iraanilt need olulised hoovad, mida ta tahab kasutada, et selles võitluses ellu jääda. Hargi saare kaotamine tähendab, et naftaraha enam ei tule. USA väegede maale toomine Hormuzi väinas ja Keshimis oleks Iraani blokaadistrateegiale probleemiks. Kui juhid evakueeritakse, annab see USA-le rohkem läbirääkimisjõudu. Ja rikastatud uraani kaotus, millega tõenäoliselt kaasneks ka tsentrifuugide ja muu olulise varustuse kontrollitud hävitamine, halvaks Iraani tuumaplaanid. Kõik need tegurid võiksid viia Iraani režiimivahetusele lähemale. CBN Newsile rääkides väidab Iisraeli Sayeret Matkali eriüksuse endine asekomandör Doron Kempel, et Iraani revolutsioonilise kaardiväe IRGC seas on tõenäoliselt kindraleid, kes on pettunud ja valmis üle jooksma. Ta lisab, et nii USA-l kui ka Iisraelil on kohapeal agendid, kes tegutsevad sügaval kattevarjus, et neid üleminekuid soodustada. Otsustaval hetkel, kui IRGC kokkuvarisemine on peatne, võivad need kindralid oma väed kokku koondada, ühineda Mossadi ja CIA agentidega ning sütitada seespoolt täiemahulise siserevolutsiooni, räägib Kempel CBN Newsile. Võib-olla võiksid USA väed kohapeal selle otsustava hetke pakkuda. Kui see nii läheb, siis Iraani režiim ei kaota ühtegi olulist mõjuvõimu hooba, ükskõik millise neist valikutest USA ka ei teeks. See seisaks silmitsi ka selle võimukeskuse kaotamisega, mida ta on aastakümneid hoidnud. Ja mis näib peaaegu kindel olevat, on see, et USA suurim maismaa sissetung Iraani ajaloos on kohe algamas ning see võib muuta kõike. Oleme juba mitu korda maininud Ameerika Ühendriikide MEU-sid ja kui soovid rohkem teada saada, mis need on ja mida nad võiksid Iraanis teha, siis vaata meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli meie kanal, sest jälgime Ameerika samme, kui nad liiguvad operatsiooni Eepiline raev maismaa faasi suunas.